Kui nüüd tagasi vaadata eriolukorra perioodi jooksul, milline on olnud olukord Tallinna vaates just, siis täna saame tõdeda, et paraku ainult üks päev Tallinnas on olnud nii-öelda uute nakatumiste vaba. Ülejäänud päevadel ikkagi kogu aeg meil vaikselt haigestunuid lisandub ja sealhulgas siis ka loomulikult nende lähikontaktseid, kellega me võtame ühendust Terviseameti poolt ja nõustame, kuidas nad peaksid püsima isolatsioonis ja karantiinis. Ka nüüd, kui meil üks nakatumisvaba päev oli, siis juba järgnevatel päevadel nägime, et on lisandunud juba kokku 8 nakatunut, pluss siis nende lähikontaktsed, ehk et taaskord ikkagi lisandub. Samamoodi täna, kui meil üle riigi lisandus ainult 2 positiivse proovi andnud inimest, siis üks nendest ikkagi oli Tallinnas. Et Tallinna suunas just see mure, et siin on meid palju, me toimetame aktiivselt, me oleme keskmisest tihedamalt koos, tõenäoliselt Tallinnas käib ka palju teiste maakondade, linnade inimesi, ehk et siin on selline nakatumise risk Eesti vaates keskmiselt kõrgem. Me peame olema siin eriti hoolikad, pidama kinni reeglitest ja terviseohutuse nõuetest. Näiteks võib välja tuua mitmeid selliseid juhtumeid, kus üks inimene, kes piisavalt ei pea kinni kehtestatud reeglitest ja tuleb haigena tööle väga lühikese ajaga, me märkame, et tema tööl käimise tulemusel on nakatunud hulgaliselt teisi inimesi. Antud juhul siis hulk tema kolleege, kes omakorda on nakatanud oma pereliikmeid erinevas vanuses ja nii edasi ja nii edasi. Et ühe nakatunud inimese tööl käimine tõi meile tööd ja haigetele inimestele vaevusi 2 nädalaks. Ja alles nüüd saame me vaadata, et kui 2 nädalat omakorda on sellest 2 nädalast möödas, et ei ole tulnud juurde nakatunud, siis 6 aja jooksul me oleme saanud selle nakatumise ahela sulgeda. Ehk et piisas ühest nakatunud inimesest, kes tuli tööle ja meil oli kokku 18 nakatunud inimest.